tere tulemast taas kuulama teraapia podcasti ja minu kõrval istub Kerli, tere tulemast. Tere, Grete. Me oleme tulnud siia Oko restorani Tallinnas, kus me saame rääkida täna päris asjadest. Ja sinu lugu, kui sa mulle kirjutasid, kõnetas mind väga. Sellised lood on tegelikult meie eestlaste hinges, ma ei tea, kirjutatud kuskile märkmikusse sahtlisse, aga nende lugude nii-öelda sisu või päris sõnum või südamest tuleneb selline valu ei ole tegelikult jõudnud nii-öelda lahenduseni või rahuni või lõpetatuseni. Et tegelikult sina, kes sa alustasid kunagi perekonda, sa soovisid ju, et see oleks selline, nagu igaüks meist, kes perekonda alustab, soovib, et see oleks nii-öelda toetatud, stabiilne, soovida, et me saaksime jääda naise positsioonile, et meil oleks toetav mees. Et see on meie igaühe unistus ikkagi, kui me perekonda loome. Mis läks sinu puhul valesti? No, millest ma siis alustan? Me olime koos laste isaga siis 13 aastat. 5 aastat oli kõik täiesti okei. See oli siis nii-öelda tundma õppimise periood, lõpuks läks rutiinsemaks juba, siis tulid lapsed. Ja esimese lapse ajal, kui ta oli umbes 1,5, siis ma natukene lihtsalt pahandasin oma pojaga toona ja tutistasin, ütlen ausalt. Ja selle peale ma sain laste isalt tou nii-öelda siis vastu vasakut õlga. See oli siis esimene füüsiline kontakt tema poolt nagu vägivaldne siis, väärkohtlev. Ja ma mäletan seda ka, et ta ei lubanud mul politseid kutsuda, et pidin selle hetke maha vaikima, ehk siis mitte keegi mu perest ei teadnudki, isegi sõpradest mitte, et juba on toimunud midagi. Aga minu jaoks tollel hetkel muutuski midagi nii vaimsel kui füüsilisel tasandil selle inimese suhtes. Edasi elasin põhimõtteliselt laste nimel, et 2015 tuli teine laps, tütar, aga minu jaoks oli tol hetkel juba ärevus nii tugevaks muutunud, depressiivsed mõtted, olin põhimõtteliselt üksi, inimene ei olnud minu jaoks olemas, tema käis tööl ainult, eks ju, tuli koju, nõudis vaikust seni, kuni tema ära sööb ja peseb, et siis võin temaga suhelda. Meil käis lausa niimoodi ühel hetkel. Kas need reeglid, mis ühel hetkel hakkasid muutuma selliseks sinda piiravaks, kas neid alguses ei olnud kuidagi tunda? Või päris alguses kindlasti mitte, jah. Kus sa seda tajusid, et need reeglid olid sinu jaoks nii-öelda too much? Esimene kord võib-olla nüüd tagant järgi hakates mõtlema, otseselt ma toona ei saanud tegelikult aru. Aga nüüd ma mõtlen, et tütar võis olla äkki aasta vana, 2016, kus siis tema tuli koju. Mina mõtlesin just, et teen ilusti õhtusöögi ära õigel ajal laste jaoks, eks ju. Kuskil normaalne kellaaeg 5-6 ajal. Teades toona nagu meie sellist nii-öelda igapäeva rutiini. Ja lapsed said kõhud täis, laste isa tuli paar tundi hiljem koju ja esimene asi, mida tema ütles, et toit on külm. Kas sa tajusid seda siis sellise esmakordse kriitikana või seda kriitikat oli lihtsalt enne olnud? Ilmselt oli ikkagi juba varasemalt olnud, aga see on lihtsalt nii eredalt meeles, kuidas ta reaalselt ütleski niimoodi, et ma pean nüüd hakkama soojaks tegema või umbes selline. Ja see etteheide siis nii-öelda muutus tavapäraseks, need etteheited või? Üsna kiiresti, jah, täpselt, et
Siis, kui ma näiteks olin 2019, olin kopsupõletikus, et mul kestis see umbes 4 kuud, see periood, kus ma antibiootikumide peal põhimõtteliselt elasin, hakkama sain, aga laste isa ei olnud olemas, tema käis ainult tööl. Tema jaoks see, et naine peaks ennast terveks ravima, ehk siis tema peaks laste jaoks olema sellel hetkel. See tema jaoks ei olnud üldse oluline. Ta tahtis tööl käia, see, et las siis ema oma haigusega on ju, tal oli täiesti ükskõik, perearst mul juba tegi etteheiteid, et sa ei tohi isegi liikuda enam füüsilisest rääkimata, et mind pandi põhimõtteliselt voodirežiimile, mul lihased valutasid, mul pea valutas, kogu aeg pea käis ringi, oli kõrge palavik, siis oli madal palavik, on ju, et noh. Ja laste isa jaoks oli täiesti ükskõik, tema tegi kõike muud, tema käis õhtul peale tööd veel trenni tegemas, korvpalli mängimas. Et, ja mina olin see siis samal ajal, kui ise haige olin, pidin ikka süüa tegema, pidin ikka koristama, pidin ikka laste aeda viima, neile järgi minema. Ja ainus kord, kui ma tundsin, et lõpuks ma saan natukene puhata, oli siis, kui nädalaks võtsid mu vanemad suvel lapsed endale ja veel 1 nädalaks siis laste isa poolt. Tema vanemad? Täpselt. Need olidki ainsad korrad, kus ma tundsin, et ma reaalselt saan lihtsalt magada, et kehaorganism kõik oli nii väsinud, et tol aastal oli laulupidu ju ka. Ma kukkusin seal laululaval täitsa kokku ja siis veetsin 4 tundi, veetsin all kiirabi statsioonis või kuidas seda nimetatakse toona. Nii et jah. Et sa olid nii-öelda nõrkemiseni väsinud. Kas see oli siis temapoolne nii-öelda selline hoolimatus üleüldse? Ma arvan, et sealt see kindlasti oli ka, et ma ei saanudki ennast nii-öelda terveks ravida, eks ju. Et keegi ei aidanud, no võt see tuge ei olnud, ütleme siis niimoodi. Mis tunne on olla suhtes, kus sa oled nii-öelda hoolimatus suhtes või? Kui on siuke, ma saan aru, et empaatiat ei täiesti võimetu. Et selline hoolimatu kaaslane sinu jõuetuse osas või sinu tervise või siukse koostöö või ühise pere loomise, kus ka sina oled osa sellest, et mis tunne see on? See on raske küsimus tegelikult. Huvitav on ka see, et toona ma niimoodi nagu sügavuti ei osanud isegi mõelda. Ja ma ei osanud ka otsida informatsiooni enda olukorrale. Käisin küll kliinilise psühholoogi juures juba ja mis sealt tööti siis? Ka kusjuures esimene kliiniline, nagu ta ei aidanud mind, aga mina tundsin ka samas, et ma vist ei avanud ennast nii, nagu ma oleks võinud. Et sealt ma ei saanud üldse abi, kuni siis tänapäevani, et tänaseks on teine kliiniline psühholoog, kes reaalselt mulle abiks on. Nüüd oled sa täna ka teises kohas? Jah, täpselt. Oma tunnete ja emotsioonide ja kõigega. Aga jah, et toona jäi kõik väheks ja siis 2020 alguses ma tegin lihtsalt iseenda jaoks otsuse, et mul on lihtsalt kõik, ma ei jaksa enam sellist manipulatsiooni taluda. Tolleks hetkeks oli mul juba autosse pandud pardakaamera, et jumal teab, kuhu kohta naine sõidab, kõik tuleb ära kontrollida. Et see suhe oli siis kontrolliv, mitte hooliv. Nagu... Lõppude lõpuks ma sain niimoodi aru täpselt. Miks sa arvad, kui üldse, ma saan aru, et see on tegelikult keeruline seda nagu võib-olla mõelda ja miks üldse selline olukord saab nii-öelda sinu elus toimuma või miks üldsegi keegi võiks tahta nii-öelda lihtsalt kontrollida? Et kas sa oled sellele mõelnud või oled sa sellele mõelnud? Tol hetkel ma korraks
nagu tabasin ära. Olukord oli selles ka, et tema ema, laste ema, laste vanaema, isapoolne siis, ta on ise nartsissist. Ta on tohutult selline kange inimene, ta juba toona tegi mulle etteheiteid ükskõik mis teemadel. Et umbes, et ma isegi nende naljadest aru ei saa. Noh, nende naljad ei olnud normaalsed, need olid ikka ehtsalt sellised vastikult sarkastilised. Et pigem need tegid mulle haiget ja laste isa käitus täpselt samamoodi, tegigi aastaid sarkastilisi nalju ja lõpuks hakkas kommenteerima, et sa ei saa kunagi aru. Et ühel hetkel, kui sa alustasid, ma segasin vist vahele vahepeal, seal 2020, kui sa otsustasid ära minna, et kus koha pealt sa jõudsid selleni, et nüüd aitab, mis oli see nagu see tunne või olukord või kust see piir tuli? See lõplik piir ilmselt oligi see kopsupõletiku periood, et see kestis siis 2019 aprillist kuni septembri alguseni välja. Et ikkagi nii pikka aega olla haigusega kimpus, mil mitte mingit tuge laste isa poolt ei ole, eks ju. Mul on selline tunne, et ilmselt see mingisuguse tõuke andis. Tagantjärgi ma ei oska isegi 100% öelda, aga jah, 2020 alguseks olin enda jaoks teinud tõesti nagu enda jaoks murrangulise otsuse. Milliseks sa kujutasid ette, et see lahkuminek siis on? Või... Lihtne, ma reaalselt lootsin, arvasin. Et nüüd sa arvasid, kuna see kooselu on keeruline, et siis lahkuminek on siis võib-olla kergendab siis mõlema elu või nüüd vabastav, eks ju, täpselt. Et peaks ju olema, et kui kumbki vanem ennast hästi suhtes ei tunne, ühel on teise vastu etteheideid ja vastupidi, on ju. Ja ma siis ütlesingi, ma mäletan, oli õhtu söögiaeg, lapsed sõid ära, nemad läksid oma tubadesse juba mängima. Ja siis ma ütlesin talle, et tead, mul aitab, ma ei jaksa enam, et tasapisi võiksime lahku minna, on ju. Et mina enam sind ei armasta, mitte ainult praegusest alates, vaid juba ammusest ajast. Ma konkreetselt kommenteerisin talle, et ma ei jaksa enam sinu liigsete kommentaaridega hakkama saada, et kõik see solvab mind pigem selle asemel, et ma suudaksin emana ja naisena pädev olla täpselt just. Ja siis ta veel ütles mulle, et ta oli ehmatunud, ma mäletan. Ütles, et okei, et kas ma võin siin korteris nii kaua elada siis, kuni endale teise koha leian. Ma olin nõus, et see korter oli selle hetkel siis 30% minu oma rohkem. Et võtsime selle 2 peale küll kodulaenuga, aga jah, et sissemakse oli lihtsalt minu pere poolt. Et siis loogiline ju, et mina oleks pidanud selle korteri endale saama ja lastega koos jääma, on ju, et aga ta vist ei teinud üldse kuude jooksul mitte mingisugust otsingu tööd, et kuskile mujale elama minna, et hakkas nii mugavalt ennast tundma järsku, muutus ülihoolivaks ja vastupidi, see hakkas mind lämmatama aja jooksul, et miks sa mulle päeva jooksul 100 sõnumeid saadad ja helistad, kui sa varasemalt seda ei teinud, mitte kunagi. Et see tundus sulle siis kuidagi nagu võltsva? Jaa, täiesti. Et oligi niimoodi, et kodus järsku hakkas laste eest hoolitsema koju tulles. Enne seda ei olnud ju sellist asja, et enne oli vaja ka magama minna selle asemel, et lastega koos aega veeta. Mida nad ju ootasid terve päeva, et issi tuleb ju koju ja saaks issiga olla. Ja siis ta üritas hakata jälle mulle ligi nagu füüsiliselt tulema ja ütleme otse siis välja, ükskord juhtus selline lugu, et
oli hilisõhtud, tema tuli koju, ütles, et kuule, et mind viidi just Männikule. Ma mõtlesin, et no see ei ole loogiline. Ma tean, mis seal Männikul toimunud aja jooksul on. Mis seal siis toimunud? Vees on laibad. Okei, päris hirmus. Täpselt. Mis kõhedust see siis võis tekitada? Mul oli ikka täitsa niimoodi, et 2 siis VTF on ja. Et sa hakkasid kuidagi rohkem siis muretsema või aru saama või et kas temast siis tuli midagi välja sellist, mida sa ei olnud varem oodanud? Vot täpselt, oligi niimoodi, et nagu kust see tuleb nüüd järsku. Ja see oli siis, suvi oli käes 2020. Ja ta sellel hetkel nii-öelda lunis välja minu sellise sümpaatia tema vastu. Ehk siis ma võtsin ta kaisu voodis ja noh, niimoodi. Kuidas see sümpaatia, see oli siis see, et kuidas ta siis seda väljendas? Ta tekitas endale pisarad lambist välja, et järgmisel hommikul ärkab üles, ütleb, et ma ei käinud Männikul, ma tahtsin näha, milliseks sa muutud. Okei, et selline nagu, kas sa sellel hetkel märkasid, et see oli mingi test või hakkasid sa juba nii oligi. Ma saingi aru, et no nii, et see inimene sellel hetkel näitas välja reaalselt oma ehedat manipulatsioonioskust, mida ma muidugi tol hetkel veel ei tabanud ära, aga ma hakkasin vaata tasapisi lugema, et kui inimene niimoodi käitub, mis see tähendab, eks ju. Kuni siis tänaseni välja natsissismis ja manipulatsioonis ja provokatsioonis olen ma suhteliselt ikka targem kui mõni arst, ütleme niimoodi, on ju. Et see oli minu jaoks täiesti, ma ei tea, ma ei mäleta isegi seda, kuidas ma ennast tundsin, aga ma mäletan nii palju, et ma olin maruvihane peale seda ja minu jaoks, vot siis oli see koht, kus, aga miks sa siit läinud ei ole? Ma ootan juba, et ma saaks lastega oma ette elada edasi. Tema muutus sellel hetkel hoopis vastupidiseks. Hakkas peremehed sama korteris. Et järsku on nagu korter hoopis tema oma. Et ühel hetkel ma panin tähele elutoas riiuli peal kaamerat. Ja tema siis järsku juulikuus, samal aastal 2020, väitis mulle, et sa on pikka aega juba filminud või oli see august, ma enam ei mäletagi kuus on ja. Et on pikka aega juba filminud ema ja laps ja et mis te siin teete, kuidas ema käitub ja reageerib mingitele asjadele. Selle peale ma kutsusin politsei kohale. Et no, sellist lollust ma nüüd küll ei talu. Mis siis sai? Tuli politsei kohale, tema sõitis minema. Et tema arvas, et tal on õigus nüüd politsei eest ära pageda. Aga ja selleks ajaks, kui politsei oli jõudnud, ta oli jõudnud ka selle kaamera ära peita. Aga ma teadsin, kus on, sellepärast, et tal on üks kindel koht, kus tema nii-öelda man cave on ju, oma toakene. Ja oligi seal samas laua peal oli see kaamera, mis enne seda oli kapi peal, mille ma pildistasin ära, näitasin politseile, et nad olid vaadanud ka, et kas see tõesti siis filmis, et tuli välja, et tegelikkuses seda, mis iganes patareid või mis seal on, neid ei olnud seal, aga nad tegid avalduse või noh, mina sain siis nii-öelda, minu lugu siis läks nii-öelda siis esimest korda politseisse. Menetlemisesse või? Jah, et sealt hakkas kõik pihta ja siis ühe korra ma suutsin veel talle politsei kutsuda, aga võt nüüd ma enam ei mäleta, mis asi see oli, et veel kui tema minuga koos seal korteris elas, aga mul hakkas sellel hetkel kuskil seal suve lõpus tunne, et ma ei saaks sellest inimesest siit korterist lahti. Ta ei olegi nõus minema, kuigi meil oli kokkulepe aasta alguses juba. Et mida ma teen, kelle ma endale appi võtan. Ja ma tundsin ennast täiesti üksi juba. Et siis juba tuli lastekaitse peale sellepärast, et kuna lapsed olid kodus, kaamera on ju, et politsei võttis ise lastekaitsega ühendust. Esialgu saadi aru, et ema on täiesti okei inimene.
see oli see algne olukord, eks ju. Aga sealt peale hakkaski siis laste isa tekitama lisaprobleeme. Et mina otsustasin, mina selles korteris enam vastu ei pea koos lastega. Et kas lähen üksi või mis nüüd juhtub, on ju. Lahkusingi sealt. Koos lastega? Ei, ma lapsed jätsin sinna, et nad saaksid vaata oma kindlas kohas, oma tubades elada veel edasi. Suutsime kuidagimoodi kokku leppida lastekaitse abiga, et nädala kaupa elan mina selles korteris edasi ja nädala kaupa siis tema. Aga samal ajal, kui see nädal aega minu aeg on, ei tohi isa võtta ühendust lastega ja kui oli isa aeg nädal aega, ei tohtinud mina siis lastega ühendust võtta, välja arvatud juhul, kui lapsed ise tahtsid, eks ju. See toimis ainult 3 nädalat ehk siis kuskil seal oktoobri lõpuni välja. Ja siis tabasin mina ära, et selleks hetkeks oli lapsed juba nii ära manipuleeritud, juba nii väikese ajaga, et ma hakkasin uurima, et mis toimub lasteaias. Lasteõpetaja näiteks, mul oli hästi usaldusväärne üks õpetaja, mäletan tütre rühmast, et tema ütles ka, et tema teeb täpselt nii, nagu on Eesti Vabariik lubanud emale ja isale, et kui emal ei ole mingisuguseid keelde antud lasteaeda minna, näiteks last viia või lapsele järgi minna, et siis tema ei saa ju keelata seda, et ema on väga kohusetundlik inimene, sellepärast et laste isa oli hakanud lasteaeda rääkima emast halba. Põhimõtteliselt selline välja, et tema isa, eks ju, keelab emal lasteaeda minna. Et lapsega koos olla, ma ei tea, mida kõike veel, tähesti nagu müstilised probleemid hakkasid tekkima. Ja siis lastekaitse üllataval kombel hakkas nagu isa kaitsma sellel ajal. Et siis toimus ka see olukord, kus esimest korda ma läksin lastele järgi ühel hetkel sinna samasse ühisesse korterisse, kus siis tema pani loomulikult telefoni salvestama. Mina sõimasin inimesel näo täis, kõva häälega, lapsed olid lähedal, kuulsid ja nägid on ju olukorda pealt ja seesama video läks siis esimeseks tõestuseks. Nüüd on mõistlik kohtusse minna, et just nimelt nagu laste isa läks, on ju. Ja et ema on ebastabiilne selle ühe ainsa video põhjal. Ja siis tuli järgmine video. Läksin uuesti lastele järgi sinna samasse korterisse. Ma arvan, et see oli 2021 veebruar äkki, et meil oli kokku lepitud eelnevalt lastega, et vähemalt tütre ma saan endale nädalaks ajaks. Läksin korterisse sisse ja ma tahtsin veel eraldi lastega täiesti oma ette rääkida, suhelda. Ütlesin veel laste isale, et ma lähen tütre tuppa lastega suhtlema. Ja et mul poeg veel keeldus tollel hetkel, aga ma tahtsin tütrega siis vähemalt. Ma palusin lõpuks lausa anusin silmad pisarais, läksin paanikasse juba ja võtsin tütre oma käte vahele. Ja laste isa sellest tekitas uue probleemi, hakkas mind provotseerima. No ma ei tea, mida ta üritas veel teha igastahes. Olukord lõppes sellega, et ta tõmbas mind paremast, no ühesõnaga siit kohast, 2-meetrine mees, mõtle, millise jõuga inimene võib olla, on ju. Ja ta tõmbas mind siis nii, et koos tütrega kukkusime plärtsti vastu põrandat, mõlemal sinikad igal pool, on ju. Ja isa siis nõudis pojalt, nüüd helista politseisse. Et kutsuti mulle politsei, et ema oli teinud halba lapsele.
Kas tundub, et see oli nagu natuke nagu läbimõeldud täiesti asi tahtlik, kõik toimus tahtlikult, täpselt. Et mul on juba tagantjärgi tunne, et ta vist mõtles selle kõik juba eelnevalt välja, et ema niikuinii tuleb ju lapsele järgi. Vaatame siit, mis siit saama hakkab, on ju. Ja siis politsei tuli niimoodi, et tema uskus ainult laste ja laste isa versiooni, et emme tegigi haiget. Ja mul oli siis 12 tundi järgnevalt lähenemiskeeld sellele konkreetsele majale, mitte ainult korterile, vaid tervele majale. Politsei ootas nii kaua, kuni mina reaalselt sellest piirkonnast lahkusin. Ära sõitsin. Ta sõitis minu järel. Kas selleks hetkeks võib ikka päris suur segadus olla sinus või kuidagi... Siis oligi niimoodi, et kuidas on võimalik üldse, et isegi politsei ei näe, mis siin toimub. Et videot vaatasid nad ka, seda, mida siis isa tegi, on ju. Nemad nägid seal ainult seda, et ema ju tegi haiget. Aga see, et laste isa ise tekitas selle olukorra, see ei tähendanud mitte midagi. Et isegi see, et korter oli meie mõlema oma, minul oli täielik õigus selles korteris viibida, ikka veel tollel hetkel, on ju. Ja... Et selleks hetkeks, kui need asjad olid toimunud juba, mismoodi sa, nii-öelda, ma ei tahaks ainult küsida, et tundsid, aga mismoodi sa nii-öelda olid enda jaoks juba mõelnud, et kus sa nagu siis nagu seda järgmisi samme alustad või see kokkuvõtte või analüüs endas, et kus sa nagu asusid? Ma olin tol hetkel seal kohas, kus minu jaoks oli ülioluline sellest korterist lahti saada. Lihtsalt lahti saada, sest ma sain täiesti aru, et see inimene sellest korterist ei lahku iial omal käel, et anda võimalus tagasi mulle, sellepärast, et see oli minu õigus, temal ei olnud mingit õigust sellele korterile. Ainult siis oleks olnud, kui ta oleks makstud reaalselt peale minu perekonnale, kes siis selle 30% ise sissemakse tegi, on ju. Et... Kas sa sellel hetkel said aru, et sa oled manipulatsiooni ohver? Siis ma sain, jah. Siis ma sain nagu väga hästi juba aru. Et siis mul oli juba väga hea kliiniline psühholoog abiks, kelle juures ma käisin tervelt 2 aastat. Et tema oli ka põhimõtteliselt gestaltterapeut. Ja ta õpetas mind tasapisi siis iseennast reguleerima nendel hetkedel. Tema oli see, kes ütleski, et nüüd on aeg, kus sa pead põhimõtteliselt oma emotsioonid jätma tahaplaanile. Ükskõik, mida sa tunned, lihtsalt ole vastupidiselt tema moodi, eks ju, et näi ka siis psühhopaadina põhimõtteliselt. Et kujutad sa ette meie riigis siis tegelikult võib-olla see ei olnud ainukene koht, kus sulle seda nii-öelda otse mitte soovitati, aga võib-olla ka kaudselt, et ole hästi ratsionaalne, too ainult fakte ja põhimõtteliselt siis võta ta kuidagi teisiti vahele. See oli esimene kord põhimõtteliselt, jah, niimoodi. Et soovitati nii-öelda ka hiljem, kui sa mulle rääkis natukene oma lugu, et filmida, olla ratsionaalne, selline emotsioonitu. Kuidas sul õnnestus? No, mitu aastat võttis ju aega tegelikult see, et kus ma tundsin, et ma pean reaalselt ka oma emotsioonid tahaplaanil jätma. Et ma arvan, et see oli kuskil 3 aastat, kus see murranguline muutus minus endas toimus. Et ma olin lõpuks nii tugev iseenda tunnetega, et mul oli juba põhimõtteliselt ükskõik. Mis sind tugevaks tegi? Kuidas sa said tugevaks? Esiteks kliiniline psühholoog ilmselgelt, eks ju. Siis lõpuks ma sain endale palju parema juristi, kes on ise töötanud kohtus kunagi ja kes
põhimõtteliselt tegeles ainult vägivalla teemadega ja kes on mul siiamaani abiks, selgitab mulle, õpetab mulle, kuidas, millisel hetkel olla, käituda, et tuletab kogu aeg mulle uuesti ja uuesti meelde. Ja nüüd viimane kliiniline psühholoog oli see, kes ütles mulle alates septembrist nüüd, ütles mulle esimest korda nagu sõnad välja niimoodi, aga nüüd on sinu kord hakata käitumas nii, nagu tegi kogu aeg sinu eksmees. Ehk siis võta samamoodi oma telefon välja, tee seda nii, et tema isegi ei näe, et mul ongi niimoodi olnud, et mul on kas panen taskusse, kui vahepeal oli auto olemas, jätsin nii-öelda enda kõrvale, aga hääled ju kõik oli kosta. Ühel korral tegin lausa video niimoodi, et see inimene nägi välja sellel videol nagu mingi paadi alune, kuidas ta julgeb lapsi kasvatada sellisena, ma ausõna ei tea. Siis ja see sama kliiniline psühholoog nüüd põhimõtteliselt selgitab mulle kogu aeg lahti, mis minus toimub, kui ma midagi teen või mismoodi ma nagu reageerin mingil hetkel. Mul on isegi tekkinud need närvivapustused viimasel ajal, viimase paari kuu jooksul, kus ühest ainsast sõnast on mu vanemate poolt, on ametniku poolt, kes iganes võib midagi öelda, kirjutada, kommenteerida ja ma purskan lihtsalt närviline, ärev, karjun, ma võin vahel isegi kätega minna kallale aga seda mulle kliiniline psühholoog ütleski, et see ei ole vägivaldsus, see on füüsiline reaktiivsus ehk siis sinu keha käitub täiesti tahtmatult sellele, mis sinuga provotseeritakse, eks ju, mida sinuga tahetakse teha. Et see on niivõrd nagu ajule mõeldamatult ebaõiglane või? Selline nagu, et justkui mitte millegagi ei saa enam seda õiglust paika või? Selline nagu jõuetus. Põhimõtteliselt küll jah, sest et päris alguses ju, kui see kohtuteema meil 2021 algas, on ju, siis nõuti mult ju psühholoogilist ekspertiisi laste isa poolt ja kohtu kommenteeris selle peale niimoodi, et aga seda pole ju vaja, sellepärast et ema on ju ebastabiilne. Lihtsalt lastekaitse, laste isa, laste esindaja sõnade kohaselt. Kus see diagnoos on, et ema on ebastabiilne, sellist sõna pole kuskil olemas, siis lastekaitse, eelmine lastekaitse siis oli kommenteerinud veel, et ema on lausa labiilne, mis põhjustel järjekordselt ikka veel ma ei saa aru, et tekitati lihtsalt lisaprobleeme juurde. Et kas, kui sa oled nüüd kohtut kogenud ja et kuidas see nii-öelda kohtusüsteem või kohtu toetus või kuidas see sinu jaoks nii-öelda tundus, kui sa tegid selle kohtuprotsessi läbi, et kui ma kuulan sind, siis see kõik, mida justkui kliiniline psühholoog ütleb ja toetab, siis seda sama asja nagu justkui kohtuga ei seostatud või nad ei teinud koostööd või sealt sa ei saanudki seda poolt nii-öelda nagu tõendada, et tegelikult nii-öelda kliiniline psühholoog peab sind nii-öelda normaalseks, et sa sellel hetkel isegi käitud nii, kui sind on provotseeritud või manipuleeritud, aga ma saan aru, et kohtus see ei saanud nagu tõestust või kuidagi ühendatud. Et see ei läinudki läbi, mis siis, et kliinilise psühholoogi andmed said kohtule edastatud, siis nõuti veel minult naised vägivallata kursusel käimist. Et minu enda otsus oli siis, kas ma tahan grupiliselt või individuaalselt, on ju, ja otsustasin ikkagi sellele ainult endaga tegemist teha. Ja see kestis kuskil 2-3 kuud, ikkagi päris pikalt, ma pidin ise endaga tööd tegema.
päris palju koha peal käima, siis olid erinevad ülesanded, mis ma kodus isiklikult pidin ära tegema ja koha peal lõppude lõpuks siis päris viimasel korral, kui käisin, siis ma sain teada, et ma päriselt ka, ma ei ole vägivaldne inimene. Et see kõik on nagu just manipulatsiooni tulemus ja mina olen lihtsalt nii empaatiline inimene, et mind on võimalik manipuleerida. Pidi niimoodi nagu selgus olema. Ja sellest andsin ise veel jälle kohtule teada, et näete, nüüd on minul see kursus läbitud positiivselt, info oli selline, paberid saadeti kohtusse samamoodi kinnitusega, et ma tõesti ei olegi vägivaldne, et see ongi see laste isa manipulatsioon. Ja see ei läinud läbi. Huvitav, et kuidas siis, ma olen enne ka kuulnud, et sellist vaimset vägivalda või vaimset manipulatsiooni kohtus ei ole väga meil kuidagi, ma ei tea, meil puuduvad sellele seadused või puudub mingisugune reeglistik, et sellest on tegelikult väga kahju, sest väga paljud probleemid on just ju inimeste vahel on ju seotud just psühholoogilised. Et sellest on väga kahju, sest et see peaks olema nagu väga tugevalt seotud sellega, et üks asi saab alguse mingil põhjusel kuskilt mujalt. Et tegelikult sa said ju nüüd endale enesearenguprogrammid erinevad, kõik see kliiniline psühholoog, eks ole, siis sa oled nüüd arenenud teadmaks, mis asi on manipulatsioon, siis selle kursuse läbides nii-öelda, et tegelikult sa said nii palju oskusi. Just. Jah, et ma ei tea, ma arvan, et sa oled nüüd ju tegelikult, kui hakata mõtlema sellesse aega, kui see kõik alguse sai, nii palju psühholoogiliselt tugevam, arenenum ja teadlikum, et tänaseks ju, kui sind kuulates, siis oled sa nagu palju parem, teadlikum lapsevanem kui võib-olla siis. Ja ilmselgelt parem ja teadlikum kui laste isa on ju, kelle jaoks koolitused ja siuksed asjad ei tähenda mitte midagi. Ma olen tallegi pakkunud hoolivad isad ja mis iganes need programmid on olnud. Ta ei ole nõus. Tema jaoks on olnud siis, ma saan aru, teie suhtluse käigus siis selline kontroll ja võit või? Ma saan aru, kui sa ka mulle enne seda lugu rääkisid ja ka nüüd, et selline eneseareng või muutus või tegelikult see koostöö, et mida ta siis tegelikult nüüd võitis või mida ta selle kõige läbi siis tegelikult võitis? Mis võit siis on? Siiamaani aru ei saa, sellepärast lapsed ta sai ju endale, eks ju, et selle ta nüüd võitis, aga mis ta sellega võitis, kui ta võttis nii-öelda lastelt ema ära? Mis ta sellega siis nagu, kui tal on ilmselt mingi kontrollivajadus, üleüldine on ju. Mulle see kliiniline psühholoog ütles ka, et selliste inimeste puhul võib ka niimoodi juhtuda, et isegi kui lapsed on juba nagu võimelised ise otsustama, kus enam ametnikud nii-öelda siis ei sekku, eks ju, siis on võimalus jällegi, et laps tuleb küll ema juurde, aga laste isa kontrollib edasi ka niipidi ja et kui lapsed on täiskasvanud, ei pruugi siin ikka veel midagi lõppeda. Et see inimene lihtsalt, tal on kontrollivajadus nii suur, et ma räägin, ta on siin mul kodu juures lihtsalt istunud lambistel päevadel, lambistel kellaaegadel. Ta ei ela minu kodukandis, lapsed ei käi minu kodukandis koolis, eks ju, et töökohad on tal kaugemal. Müstiline lihtsalt, et inimesel on lihtsalt igas mõttes vaja kontrolli minu üle, kas läbi laste. Vahepeal ma sain aru, et kontrollis mind minu vana e-maili kaudu, nii et lõppude lõpuks vahetasin oma meili isegi välja. Et siis vahepeal oli teada, et tal oli keegi sõber politseist, kes põhimõtteliselt võttis teatud informatsiooni välja. Et meie süsteem siis nii-öelda on psühhopaatide poolt
absoluutselt nii ongi. Et need, kes on võib-olla empaatilised ja ühel hetkel reageerivad või on mõjutatud. Haavatavad, eks ju, loogilisel moel. Siis need tegelikult siis jäävad kaotajaks. Kaotavad siis hingeliselt, kaotavad oma empaatilisuse ja süsteem tahab teha siis empaatilised inimesed psühhopaadiks. Ja igas mõttes tegelikult ju nad võtavad inimeselt nagu väärilise elu ära üleüldises mõttes, sellepärast et see kohtusaaga on minult võtnud juba üle, ma ei tea, 15 000 eurot või, et ma ei jaksa lihtsalt, ma ei saa elu lõpuni võidelda asja eest, mille eest minuga ei tehta koostöödki. Kas tänaseks te olete kohtu kaudu saanud mingisuguse hetkel mingi tulemi, kuidas see olukord praegu on? Nii, viimane istung oli eelmise aasta maikuu ja sellega siis eelnevalt kinnitati, et lepitusmenetlus ei läinud läbi, et minu soovid, minu tahtmised olid natuke liiast. Mis need soovid olid siis? Mina tahtsin tõesti, et inimene ei hakkaks mind edasi jälitama, et mingid teatud kindlad punktid paneks kohtu ka ise kirja, et ei oleks niimoodi, et tal on kogu aeg õigus teha, mida ise tahab, eks ju. Samamoodi ma palusin, et laste isal ei ole õigust ka teada detailideni, kus me käime, millal me käime, eks ju. Et kui on emal suhtluskorra aeg, siis Eesti seadus ju näeb ette, et see suhtluskorra aeg on mõeldud ainult sellele konkreetsele vanemale ja teine ei tohi teadagi sellest. Ei tohi teada, mida me teeme, kus me käime. See ei ole üldse tema asi. See on nagu sinu suhte loomine sinu lastega. Täpselt, see on ainult selle jaoks mõeldud. Aga sellegipoolest laste isa käitub endiselt täpselt nii, nagu temale sobilik. Ta on jätnud meie kohtumisi ära, isegi kui suhtluskord näeb mul praegu ette ainult 3 korda kuus nägemist, on ju, lastega kohtumist. Et kas siis tegelikult siiamaani ta arvab, et sa oled tema omand või tundub täiesti täpselt nii ongi, jah. Et selline kontrollitav või alluv või et kas see on kuidagi seotud sellega, et isik, kelle isikuomadused või isiku ka häired tulevad välja, siis võib-olla seotud siis laste või mingisuguse ühendusega, et kui tal on abielu, kooselu, lapsed, et kuidas sa tunned? Kas on seotud mingisuguse sellise, mis teid ühendab, mingisugune ühine lapsed ju ühendavad, et lapsed ongi, et ema läks ju ära, nüüd tuleb kätte maksta kõike eest, ükskõik millisel moel on ju, et kas sa tunnedki, et see kättemaks on selle eest, et arvan, sa otsustasid lahku ta ise nagu kohati on öelnud ka seda välja mulle päris alguses, kui lahku läksime. Väga kahju, et sellel hetkel mul ei olnud telefon niimoodi, et oleks salvestamise režiimis, sest sel hetkel ta tegelikult ka kommenteeris mulle, et ta teeb kõik, et minust saaks kriminaal. Selline ähvardus, et sellise ähvarduse all elada, et see on vist päris suur pinge. On. Igapäevane tegelikult, ma ei ole sellest üle saanud. Okei, see kõik on nüüd sisimas, on ju, aga ma olen palju vaiksemaks muutunud. Selline, et vanasti olin hästi suhtlusaldis inimene, hästi seltskondlik inimene. Nüüd pigem mõnu oleks lihtsalt kodus diivanil ja oleks üksi oma ette. Kuigi kodus on koer, vahel ma ei suuda sõnakestki temaga rääkida, aga ilmselgelt koertel on mingisugune oskus ära tunda, et oma inimene tunneb ennast halvasti, vaata, et tuleb ise juurde ja rohkem polegi vaja. Et see aastatepikkune mõjutus nii-öelda on sinu närvisüsteemile nii tugevalt mõjunud. Ja. Ma saan aru, et sa hoiad ennast tegelikult eemale inimestest või olukordadest, et see usaldus on kuidagi ära kadunud. Ja.
täpselt. Et sellest võitlusest väsisid ära? Jah, enam tõepoolest ei jaksa, et isegi see, et viimase istungiga määrati nagu rikkumise õigused teisele vanemale, eks ju, et kui siis üks pool rikub määrust, siis teisel poolel on õigus kohtutäiturile teada anda ja karistuseks on esmalt siis rahaline. Aga mul ei ole isegi selleks nagu jõudu ja pidevalt on selline tunne, et isegi kui ma kirjutan neid rikkumisi ülesse detailideni, kuupäev, kellaaeg, mis juhtus ja tagajärg, et mis sellest siis saama hakkab tulevikus või mis see laste jaoks tähendab, kui on jälle rikkunud isa seda määruse punkti näiteks, eks ju, et kas see kohtumise keelamine, kas telefonikõnele laste ja emaga vahele segamine, meie jälitamine, minu jälitamine, seal punkt oli hästi piisavalt, on ju. Et ja mul on ikka veel selline tunne, et mul on liiga vähe neid rikkumisi, kuigi mul on juba tohutu nimekiri kirjas. Ja isegi kui ma nüüd kohtutäiturile teada annaksin, eks ju, siis ma ise mõtlen juba ette, et niikuinii sealt mitte midagi ei tule. Et kui juba kohtunik toona mulle, ma nüüd ütlen selle sama välja, mis ma eelnevalt rääkisin sulle, et kohtuistungil juhtus siis olukord, kus kohtunik ise välja ütles, et tema ei ole üksi pädev meie teemal siis lõplik otsust tegema. Siis see lause on lõigatud välja nii protokollist, kirjalikust kui ka salvestisest. Ma võtsin selle info kohe niimoodi enda nagu nii-öelda ma tahtsin, et sellest saaks midagi, et võetaks keegi päriselt ka vastutusele. Ja võtsin ühendust kohtu kõrgemate pooltega, võtsin ühendust oma juristiga tollel hetkel. Huvitav oli ka see, et ta isegi ei kinnitanud mulle, et jah, tõesti, et mina ju kuulsin ka, on ju, et ta lasi mul minna tollel hetkel, see oli siis eelmine jurist, vandeadvokaat muide. Tema lasi mul lihtsalt minna, et okei, kui naine juba ütleb niimoodi, ju siis on tõsi, on ju. Aga mina tegin selle jutu ise valmis, teavitasin kohtut. Kohtunik ütles põhimõtteliselt vastuseks, et tema pole kunagi midagi sellist välja öelnud, et miks te mind süüdistate asjas, mis ei ole tõsi. Ja kui läksin siis jutuga kõrgemale, siis täpselt sama lugu, et sellist olukorda ei ole, protokollides lauset ei ole. Naljakas on see, et selles salvestises ma kuulen ühte sellist kummalist heli sellel hetkel, kui peaks tegelikult see lause toimuma. Seal oli midagi peale siis. Täpselt. Et see oli siuke tahtlik selline... Ilmselgelt otsustati, et ei tohi teada anda, et tegelikkuses kohtunik on ebapädev, et miks ta üldse sellise teemaga üldse tegeleb, miks meil ei ole ammu juba vahetatud kohtunikku. Ma olen isegi seda palunud. Ma läksingi kohtusse uue nõudega, et palun kohtunik edaspidiseks välja vahetada. Kas selle nõude puhul eitati, et selleks pole ju vajadust, et varsti juba lõpeb meie määrus ja bla bla. Meie määrus ei ole endiselt lõppenud, sellepärast on tähtajatu. Ja nüüd olengi ma selles olukorras, kus poeg on 12,5, tütar on 9,5 ja manipulatsioon laste isa ja tema pere poolt endiselt kestab. Ema üritatakse ikka veel halvaks teha, on ju, et emme ei tulnud kohale, emme ei maksnud rongipileti eest, tõesti uskumatud põhjendused, et lastele nagu näidata, et näed, et emme ei ole sobilik, eks ju. See on nagu nii-öelda
sinu tühistamine või? Kui sa mõtled nagu ennast siin muna peal, siin Eesti riigis hetkel oma kodus, oma koduriigis, nagu see tunne... Mul ei ole enam õigusi siin Eestis, eks ju, et ma olen ise siin sündinud, elanud, kasvanud, terve elu, aga Eesti riik mind ei toeta. Mitte mingil moel, absoluutselt. Kõik oleks nagu justkui jookseks vastu seina. Kõik oleks nagu siuke tunne, et nagu isegi kui tekib mingi olukord, kus sa tunned ennast ebakindlalt siin oma kodus või perega suheldes või siis see kõik on nagu justkui ükskõik või? Et see on päris keeruline koht, kus olla ju tegelikult, ma mõtlen enesetunde poolest, et siinkohal ma saan aru oma klientidest ka, kes mu juurde jõuavad sarnaste kogemustega ja lugudega just seetõttu, et kui riik ei aita, siis ma pean õppima ise ennast aitama, lihtsalt ise ja just see enesearengu tee vist ongi siin. Meeletu lugemine ongi, ma olen hakanud podcast'e kuulama just nimelt nendel teemadel, see vägivald, manipulatsioon ja kõik, eks ju, et nartsissism ja nii edasi. Sellepärast, et peale istungit, viimast istungit eelmisest aastast, eks ju, meile määrati ju lastekaitse asemel uus lastekaitseametnik, kes siis on ka erieestkoste. Sellega oli sul ka mingi lugu? Just, täpselt. Räägi seda lugu ka. Et temaga on siis niimoodi, et iga kuu lõpus paneme paika järgmise kuu 3 kohtumist. Minul on õigus ka ise valida päevi, aga tema siis teeb lõplikud otsused, eks ju. Ja laste isalt on ära võetud otsustusõigus ema ja laste kohtumiste eest üldse midagi välja öelda. Ja siis see erieestkoste, mil tundub mulle esiteks, et ta on piisavalt noor, mulle tundub ka see, et ta ei ole isegi lapse vanem. Et ta ei saa aru isegi, mida kõike mina emana läbi elan, kelle juures lapsed ei ela enam peale seda 2 aasta tagust kohtu otsust, eks ju. Et ainuhooldusõigus sai laste isale. Ja siis see erieestkoste ei vasta mu paljudele e-mailidele, kui ma küsin midagi konkreetselt temalt. Ma jään ootama ja ootama ja ootama. Ma pean põhimõtteliselt juba võtma ühendust linnavalitsuse, ma ei tea, nende juhatajate ja kellega iganes veel, eks ju, et äkki sealt poolt tuleb mulle rahuldav vastus. Ka nemad ei aita. Ja teinekord jäängi juba mõtlesse, et ma isegi ma ei viitsigi enam selle erieestkostega suhelda, sellepärast, et ta ei tee mitte midagi selleks, et minul kohtumäärusega antud õigused ja laste isale määrusega antud kohustused saaks reaalselt täidetud. Et ka viimane kord, kui see koolivaheaeg nüüd kevadel oli, on ju, üks täispikk päev pidi olema minu ja laste päralt. Mina isegi ei teadnud ette, et lapsed üldse maal on isa poole peal. Sain sellest teada tütrelt. Ja siis hakkasin erieestkostega e-mailitsema, et palun andke nüüd võimalus mulle, et lapsed tulevad reaalselt selle õigel päeval, õigetel kellaaegadel minuga olema, et selleks on minul ikkagi määrusega õigus. Erieestkoste tegi selle üheainsa e-maili teatamaks siis laste isale, et määrus ütleb nii, eks ju, et isal on kohustus ema ja laste kohtumisi võimaldada. Ja ma palusin, et las nad tulevad siis Raplast Tallinnasse rongiga. Aga kuna nad tulevad sealt poolt, on kohustus isa poolel maksta. Ja kui mina saadan nad samal õhtul tagasi sinna samasse Raplasse, on minu kohustus ise maksta laste rongipileteks ju Tallinnast Raplasse. Kuidas on see nii raske mõista? Ja minu palvele siis, et kogu see teema lõpuni tegutseda, et lapsed saaks reaalselt ka Tallinna, on ju. Selle asemel erieestkoste rohkem ei kirjutanud. Laste isa rääkis, et näed, et ema ei viitsi maksta, et Tallinnasse te ei saa, et emaga kohtuda te koolivaheajal ei saa.
ja lapsed olid siis minu peale äärmiselt vihased. Iseäranis mu teismeeas poeg, kes eelmisel nädalavahetusel, kui me nüüd lõpuks nägime, ta ei teinud minust väljagi. No ilmselt see viha sinu vastu on töödeldud juba nii kaua, et piisab võib-olla väiksest asjast, ei olegi vaja palju ja siis see viha nii-öelda purskab, mis on siis tundub nagu tegelikult siis see isa viha antud olukorrale, mis kunagi aset leidis sellest, et sa ei soovinud talle mugavat elu korraldada ja soovisid lahku minna. Et see lahkuminekust ongi kõik asi siis läinud nii palju keerulisemaks, et kui sa mõtlesid, et suhe oli keeruline, siis nüüd sa mõtled, et see peale lahkuminekut on veel keerulisem. Kogu elu on keeruline. Jah. Et selline see lugu, sinu lugu paneb ju nii paljusid ära tundma tegelikult, et sa ei ole siin ainus, eks ole, et siin on nii palju inimesi, kellel on väga sarnased lood. Peale lahkuminekut läheb see ulmeliselt keerulisemaks. Oleks on ju ette teadnud. Ja oleks ette teadnud. Mis sa oleks teinud? Mis sa oleks teinud, kui sa oleks ette teadnud? Ma arvan, et ilmselt oleks jätnud igasuguse tsirkus üldse olemata. Lihtsalt olekski nii-öelda kannatanud võib-olla isegi selles suhtes, aga sa kannatad tõesti nii kaua, et sa oled ise ka nii katki selles suhtes olles. Ja lapsed näevad seda igapäevaselt pealt, eks ju. Või lähed lahku ja kannatad hoopis teistmoodi, nii et noh. Kumba pidi kannatad? Valik on sinu, on ju. Jah, just. Et see kannatus on nii-öelda mõlemat pidi sisse kirjutatud. Kui satud suhtesse ja nii-öelda saad lapsed kellegagi, kellega võib-olla nii-öelda saab keeruline olema. Poleks uskunud ausõna, et inimeses on selline viha või? Isegi midagi veel hullemat. Ta on nagu ta on loomaks muutunud põhimõtteliselt. Tal ei ole mingit inimlikkust ammu ilma enam, et käitub teise olendiga nii vastikult. Ja ta ei mõtle absoluutselt, et mina olen laste ema, tema enda laste ema. Et ilmselt, kui mõelda, siis see tunne, see objekt lihtsalt või selline... Ega ma enam ema ilmselgelt ei ole. Olengi põhimõtteliselt asi, kellega nii-öelda kontrollida ja no aga sellises olukorras, kui oled nii-öelda, ma saan aru, et tegelikult tagasi vaadates saab mõelda, et oleksid võinud olla kavalam või oleksid võinud olla teadlikud nii edasi, aga oleks, eks ole. Ega me kunagi tegelikult ei tea, et meie olukord on meie ees, me võtame kasutusele vastavad valikud, mis meil ette on antud, ehk et siis ka ametnikud, perelepitused, lastekaitsed, eks ole, kohtud, et me võtame kõik see, mis meie riik meile pakub, eks ole. Lootuses, et tõepoolest ka aru saadakse, eks ju. Et saadakse aru, et siin on tegelikult nagu midagi, millest sa ise ju kohe alguses isegi aru ei saa, eks ju, et see ongi selline keerulised juhtumid, mis saavad alguse justkui sellest, et me oleme teinud heast südamest valikud luua Eestis pere, sünnitada uusi eestlasi juurde ja tegelikult sellises psühholoogilise poole pealt me oleme siis ikkagi tegelikult üksinda. Pole ime, et inimesed enam ei julge lapsi saada viimastel aastatel. Noorteni jõudnud juba. Just, täpi pealt. Et kui sa praegu mõtled, et meie kuulajad, kes kuulavad sinu lugu, mida sa tegelikult tahad neile öelda, mis on sinu jaoks see õppetund tänaseks, et enne kui me lõpetame? Kindlasti on need õppetunde hirmus palju. Ja tegelikult ju, ega ma ei saagi öelda kõigile, et ole nüüd rahulikum, pea püsti. Hakka psühhopaadiks. Täpselt, et neid väljendeid ei saa tegelikult teisele inimesele öelda, sest ma ei tea, mida nemad tunnevad oma elus ja oma lastega olles või mitte olles. Et ka minule näiteks, kui keegi ütleks mulle praegu, et saa üle, kannata ära.
ma läheks raevu lihtsalt, et kuidas sa julged mulle midagi sellist üldse öelda, teadmata, mida ma läbi elanud olen. Et kõige rohkem võib-olla ma soovitaks läbielajatele seda, et otsige lihtsalt toetust, et vähemalt üks inimene peab olema, kes reaalselt sind usub, et kelle juurde nagu kas või meilitsi minna, et mul kliiniline psühholoog ütles ka, et kirjuta mulle vahepeal. Kui sa tunned, et sul on vaja, lihtsalt kirjuta mulle, sul ei ole vahepeal vaja kohe kohale tulla, vaid just nimelt kirjuta mulle, et sa saad oma mõtetest priiks. Et kõige olulisem on tegelikult siin leida inimene, kes sind usub. Ja, et sa ei oleks selles üksi justkui, et sa ei paistaks hull. Just nimelt. Et inimestele paistab see nii-öelda hullus, see, kes on midagi läbi elanud ja on emotsionaalne. Ja. Nii et siin tegelikult mul on väga hea meel, Kerli, et sa jagasid seda, sest et see on väga oluline, et ka teised saavad siin samastuda, et palju on ju nendes samades olukordades inimesi, kes tunnevad ennast samamoodi üksi, samamoodi justkui peaga vastu seina. Ja tegelikult on väga hea, et sa mu kutsele vastasid ja jube kiiresti. Et sa tulid rääkima ja ma loodan, et paljud saavad siit sinu loost mõtteid ja kes vaatab seda, siis kui sul on oma lugu ja sa tahad seda jagada või tunned Kerli looga siit ennast ära, siis kirjuta mulle minu meilile, et ma panen selle ka siia juurde. Ja mis siin ikka, et tegelikult see on üks lugu, millega edasi elada ja õppida sellega elama ja minna edasi. Kuidagi moodi, täpi pealt. Tööd teha lihtsalt iseenda ka, et suudaks ka laste eest hoolt kanda. Aitäh sulle, Kerli, jagamast ja kuulmiseni. Aitäh!